õhtust, kallis publik! Tere tulemast kõige säravamale lavale Lihulas. Playback 2025 on kohal. Mina olen Kirsi. Ja mina olen Teresa. Ja täna oleme teie õhtujuhid meie. Täna õhtul pole miski päris see, mis ta näib. Laval ei hakka keegi oma päris häälega laulma. Aga emotsioone, liikumist ja särtsu tuleb rohkem kui Eesti Laulu finaalis. Meil on lavale tulemas metsik segu sära. Nalja ja üllatusi ning loomulikult legendaarseid esitlusi. Nii et istuge mugavalt, pange plaksutuskäed valmis, sest Playback 2025 algab nüüd. Äkki peaks publikule rääkima ikka, kes neile esinevad, kes hindavad. Jaa, õige see on. Täna astuvad lavale Lääneranna gümnaasiumi õpilased 1. kuni 9. klassini. Võistlus toimub 3 vanusastmes. 1. kuni 3. klass, 4. kuni 6. klass ja 7. kuni 9. klass. Ja muidugi ei puudu tänaselt võistluselt ka žürii. Just, žürii koosneb 3 väga terasest inimesest, kes peavad olema eriti tähelepanelikud, et leida just see õige. Ja meie žürii esimeseks liikmeks on mees, kes suudab sama hästi juhtida nii kooli kui ka Kaitseväe üksust. Lääneranna gümnaasiumi direktor ja endine Kaitseliiga pealik Rasmus Lippur. Teame ka kindlalt, et Lippurile meeldib väga rock-muusika. Võib-olla kuuled ka täna õhtul veidi rocki. Aga oodake, meie žürii koosseis ei piirdu vaid sellega. Meie žürii teine liige on inimene, kes teab täpselt, kuidas kultuuri ja noored kokku käivad. Lihula kultuurimaja juhataja Reelika Too. On tänane pidu just parim. Aga muidugi on meie žüriis ka 3. liige. Jah, meie 3. liige on noor mees, kellel on hea muusikaline kõrv, suurepärane esinemisvaist ja elamisäärm, kes on paradeerinud nii Pille Pürgi kui ka Liis Emsaud. See pole ei keegi muu kui Andri Lobjakas. Lisaks on veel Andriga Lihula gümnaasiumi vilistlane ja hetkel õpib Viljandi Kultuuriakadeemias. Ta oli ka hiljuti saates Ma näen su häält ning tal on YouTube'is 405 jälgijat ja 25 videot. Okei, no sellega saime nüüd siis ühe poole. No nii, ja üks asi veel enne, kui saame alustada tänase esimese esitusega. Räägime läbi mõned reeglid. Esiteks, kui on vältimatu vajadus saalist lahkuda, palun teeme seda aplausi ajal, et me ei segaks laval toimuvat. Teiseks, kõik plaksutavad kõigile. Oleme kõigi suhtes võrdsed ja elame kõigile kaasa. Kolmandaks, paneme palun oma mobiilid hääletu peale, sest need võivad segada meie esinejaid. Ja kõige tähtsam, artistid, nautige igat sekundit laval. See on teie säramise hetk. Okei, Teresa, kas sa oled valmis? No, mina olen valmis, aga publik, kas teie olete valmis? No, siis pole muud kui alustame. Meie esimene esitus on kohe-kohe laval ja lubame, et see paneb teie jalad kaasa tatsuma. Esimesena astub lavale Kõmsi kooli 1. kuni 6. klassi õpilased, kellel on varuks meile üks veidi teistsugune, kuid eriline esitus. Kõmsi kooli 1. kuni 6. klassi õpilased toovad lavale tuntud loo Lotte leiutajate külakool. Kuid nagu ikka käib asja juurde väike vigu. Seda aga näete õige pea. Nimelt teevad nad meile nagu tagurpidi playbacki. Palume teid lavale.
üldse. Matemaatikaõpetajad õpetavad meile pannkookidega liitmist ja rahutamist. See on kõikide laste lemmiktund, kuna igaüks soovib tahvli juurde pääseda. Kuna õige vastuse korral tohib õpilane kookid ära süüa. Täis kõhuga on mõnus minna järgmises onu Klausi lindude keele tundi. Laulmise tund. Torru, välitirr. Kehaline kasvatus. Viimane tund on kehane kasvatus, seda õpetab meile kooli direktor ise. Tund algab rivistusega ning seejärel läheb lahti pöörane padjaseda. See tund võtab meid kohe päris higiseks, aga hirmus lõbus on ka. Koolipäeva lõpus annavad õpilased õpetajatele hinged ja meie väga tublid õpetajad saavad alati hinged. Vot see oli ikka vägev esitlus. Aga küsime, mida meie artistid oma tehtud tööst arvavad. Mis te arvate, kuidas teil läks? Hästi. Aga žürii, kuidas jäid esitusega rahule? Ma sain nagu, et ma olen esimene. Ütleme nii, et ebatraditsionaalne playback, tõesti, tagurpidi. Väga äge selles suhtes, et Pille on väga vahvad tööd teinud. Lapsed olid suurepärased ja muusika, instrumendid ja kõik. Super, aitäh teile. Tõesti, aitäh teile. Palun teile veel ühe suure aplausi Kõpsi kooli esimest. Ja nüüd on aeg anda vaba üle meie väikestele sõpradele Lihulast. Just. Lavale tuleb Lihula kooli teine klass ja nende esituses kuuleme toredat ning pisut õpetlikku laulu Nutipõld laulupesa repertuaarist. See laul räägib sellest, kuidas nutiseadmed on küll toredad, aga vahel on päris elu ja päris sõbrad ikka palju tähtsamad. Pane telefon tasku ja naudi. Siit tuleb meie enda laulupesa ja Nutipõld.
YouTube'is kanal, pole midagi teha, et elan nutikal ajal. Mul on TikTokis videod ja Instas on story'd, tahaks olla YouTuber, teha laive kui soovin. Kui mul net vahel läägab ja mu mälu on umbes, pole hullu, kõik okei, kuni tela on kombes. Las ma follow, las ma likein, kui mul sellest on hea. Ala lõpmata see näppu vibutama ei pea. Tule välja, oled olnud juba tunde 2. Ära ole mingi nutilaps. Ära hakka, see ei ole üldse nii. Olen olnud maks minut või siis 5. Ära hakka, see ei ole üldse nii. Olen olnud maks minut või siis 5. Sinu auks nutitelefon sai kokku meie käng. Me ei ole mingi pehmi kiisu keerutamistänn. Viska viisa, teeme nukid, saame kokku mängu sees. Olgu Fortnite, Roblox, Minecraft, olen kõiges kalavees. Ma ei väsi, kui ma pelan, ära muretse, come on. Jah, ma nutiluksus elan netti nagu vett ma joon. Pingetäppe on nii palju, kõike tahaks uurida. Läbi neti nutipõlve oma elu puurida. Tahan mänge, mis on sõbral, tal on erinevaid neid. Tahan rohkem neti aega, liiga ruttu otsa sai. Ole hea ja vaata, kuidas ise scrollid terve päev. Telefon on justkui kasvanud su külge nagu käed. Tule välja, oled olnud juba tunde 2. Ära ole mingi nutilaps. Ära hakka, see ei ole üldse nii. Olen olnud maks minut või siis 5. Ära hakka, see ei ole üldse nii. Olen olnud maks minut või siis 5. Tule välja, oled olnud juba tunde 2. Ära ole mingi nutilaps. Ära hakka, see ei ole üldse nii. Olen olnud maks minut või siis 5. Ära hakka, see ei ole üldse nii. Olen olnud maks minut või siis 5. Viska like, kui mulle meeldib, tagin, et ma olen siin. See on selgemastki selgem, elu nutita on piin. Share'in, save'in, tagin, like'in, sellest netiblogi pean. Hashtag nutipõlve vaibid, nõnda oma elu sean. No, see oli tõesti vahva ja tänapäevane lugu. Tundub, et mõni meist tundiseid seal natuke ära ka. Aga kuidas teil selle laulu harjutamine läks? Kas tuli kohe hästi välja? Süli, palume teie kommentaari asja nähtule. Ja minul oli väga huvitav ja äge seda vaadates. Ma nägin palju teid sinna kaardinate taha läks ja siis teid nagu tuli ja jäigi teid tulema. Aga suures pildis oli kõik see väga äge. Kõik oli näha, et kõik panustanud sellesse ja väga mõnus vaatamine. Aitäh teile! Aitäh teile! Veel üks suur aplaus teisele klassile. Kirsi, kas sa teadsid, et ma hoolin sinust? No, mina hoolin sinust ka. Aga kas sa ka teadsid, et Lottel on üks väga vinge lugu hoolimisest? Jaa, seda ma nüüd tean. Ja nüüd tulevadki lavale Lihula kõige pisemad artistid Lotte hoolimise lauluga. Olge valmis suurteks artistideks väikestes jalanõudes. Lotte ja sõbrad, tulge aga lavale! See ei ole päriselt, see on kõigest raamatus. Ongi raamat. Igaühel meist
on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihmasirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kuigi teab, et kuskil ammu pole neid. Pelga pealegi, see pole mingi ime. On ka minul kõhe, siis kui öö on pime. Aga kaua ma ei ole tusakil, sest et tean mind ootab sõber kusagil. Hirmul on küll suured silmad, varvad külmad, aga hirm laab ometigi, siis kui sõberast tubli. Kui meist keegi sattus hätta, siis ei saa teda jätta. Sõber pole jätta võtta, teda abistama võtta. Kogemata vahel metsas ära eksid, vahel pauku kukud, siis kui uljalt keksid. Vahel ikka juhtub ühte kui ka teist, ega kuku nunnu pole keegi meist. Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe ja kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi kihutamas näen. Hirmul on küll suured silmad, varvad külmad, aga hirm kaob ometigi, siis kui sõberast tubli. Kui meist keegi sattus hätta, siis ei saa meil teda jätta. Sõber pole jätta võtta, teda abistama võtta. Hirmul on küll suured silmad, varvad külmad, aga hirm kaob ometigi, siis kui sõberast tubli. Kui meist keegi sattus hätta, siis ei saa meil teda jätta. Sõber pole jätta võtta, teda abistama võtta. Esitus see oli. Tundub, et teie klassis on hoolimisel väga tähtis roll. Kas olete kõik omavahel sõbrad, et esitus nii hästi välja tuli? Jaa. Nüüd on aga aeg anda sõna järg žüriile. Mulle meeldis vastus, tuligi väga hästi välja. Esinad olid küll kõige väiksemad, aga esitus oli väga hinge. Hästi panite. Ja kindlasti vaadake, mis kostüümid. On näha, et on kõik vaeva näinud. Tantsud selgeks kostüümid kindlasti. Väga hästi. Aitäh. Aitäh jällegi esimene klass. Teeme veel ühe aplausi esimesele klassile palun. Teresa, ma olen päris kindel, et keegi laval hakkab kohe pushima. Pushima? Keda? Miks? Kas meil on turvamehi vaja? No ma mõtlen seda Nublu ja Maria Kallaste lugu Pushit. Meie 3. klass on selle ette võtnud ja nad on täiesti valmis lava rupaks küpsma. Vot see on küll hea uudis. Laval astub meie 3. klassi Nublu ja Maria Kallastu Pushit. Jäänud külma kätte, oodatud on soo. Sul polnud aimugi ja mis siis? Keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilvepiir.
Mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja. Siis meil on kama 2, kui meil vihma kalla lange. Ha, Heli Hansen. Paegaldalt vastu pidanud 10 000 talve. Ütle mulle nüüd, et testimis ei ole kange. Kodumaa kadra push it out. Mulle meeldib see. Can't go gonna push it now. Baby girl, holla. Mu meeldib miks on surm naan ja pakub mulle kuuma suvepäeval veidikene varju. Ma veedan teisipäeva perekülles väga mõnus rahu majas, keegi selle karju. Ma ei tea, kus täna ööseks jääme, aga autos pole maganud, sina tead, sa oled harju. Mina peatan metsaveril, sina otsin marju. Moosekandi elus oled nüüdseks juba harju. Sinu maha panen, siis võib alles välja valada. Mängumees Bremeris, Riia Partsa malaga. Tööd on tehtud küll, aga mis seal ikka salata. Kui kõlab lõpuvile, siis võib õige vile halata. Elu parim elu, ma olen külakoer ja see maailm on mul elu. Tervitusi sulle, saadan vastu koitu. Lolli siin tehtud, ta tundub meile hoitud. Aitäh! Lovely. Ja taaskord sõna järg Šurile. Nagu olekski laval kokku olnud. Väga äge, väga vinged panite. Nüüd võiks ühe esimese natuke negatiivsema kommentaari ka andale. Poisid, liigutage ennast. Aga muidu väga äge. Aitäh! Suur aplaus Loon ja Mariale. Aplaus jätkub. Oi, ja juba olemegi jõudnud esimese vanusgrupi lõppu. Küll see aeg ikka läheb kiiresti, aga läheb ikka sama hoogsalt edasi. Kirsi, kas sa oled valmis muusikaliseks sikluseks, mis algab bambusest ja lõpeb valgete töödega? Oot. Bambusest? Kas see on mingi troopiline reis või laulupeo uus teema? Ei, see on hoopis 5. klass, kes on kokku pannud sellise muusikalise kokteili, et isegi DJ lähevad kadedusest roheliseks. Okei, ma olen huvitatud, räägin. Okei, 5. klass viib meid kõigepealt unistavalt bambusest laevaga Meisterjani maailma, siis keerab tempo üles Kifferi segase ja kiire looga Ursula ja lõpetab suviselt valge töödega. 3 täiesti erinevat lugu ühes ägedas esitluses. Kui te ei ole veel hakanud kaasa laulma, siis nüüd on küll viimane
viimane aeg. Palun lavale meie 5. klass. Mõtlesin, et ikka vaja on mu kalale. Jõudsime siis autoga metsa. Kui bensiin sai otsa. Lükkasime auto metsast välja. Otse tiiki, täiega triiki. Tšikk oli vihane, lihased. Ma ei kuule siin, sa ei kuule mind. Ma ei kuule siin, sa ei kuule mind. On päike väljas, kuid ootan ööd. On kuumus linnas, kuid ootan ööd. Mis kaasa haarab, meid kaugustesse viib. On valguskiired, veel kõik jaob toas. On pooleli kõik, tööd või tean. Kui päeva valgus, meid ootab valge öö. Merede tuules on päikest ja liiva. Nad ootavad vaid, kui me jõuame sinna. Aeg, millest unistad, talvel on viimaks nüüd käes. Ja suvede soojad on päev. Valgedel või rahvad teevad kutsuvad kaasa. Keegi meid ei keela, koos neid mööda ju saada. Valgedel, need on me valgedel. Need on me valgedel. Need on me valgedel. Valgedel meid rahvad teevad kutsuvad kaasa. Kuuma suve tuulena meid rendama viivad. Valgedel, need on me valgedel. Need on me valgedel. Need on me valgedel. Sa oli seerast esitus. Rääkige, mis oli kõige raskem asi teie esituse juures? Ma ei teagi, ütleks, et esitus. Aga mida arvab Šilin? Mul on pisarad siiamaani silmis, aga mitte nutmisest, vaid suurest naerust, sest see oli tõesti äge, mis te tegite. Minule kui pildimehele meeldis väga, et päris pildid võid ka vaadata toodud. Aitäh teile selle eest. Suur tänu teile 5. klass. Kui sind peegles maa jättis raaduse, see tõmbas sind peeglega ja sinu silma veel. Nagu olid maga neljad ja uue meele see.
seda lugu või? Naised köögis laulavad seda ja selle viisist tehti isegi tants, mida see aasta naisrühmad tantsupeal tantsivad. Ei tule tuttavita. No, siis sa kohe saad õppida, sest nüüd astub lavale 4. B-klass 3 hästi legendaarse looga. Apelsini karulaul, Naised köögis, naised ja Hella Velle mulle meeldib. Matsakas ja muidu maias ja nii kõmmib ta aina umpa. Metsas karu pole näha, metsas on tal külm ja paha ja nii mütar ta aina mütta. Lomaeda tahan ma, karu paisu tuduma. Roekesi sööks seal kommipäevad öö. Tule sa, nüüd lomaeda ühes minuga. Ägas tegi karda karu. Karul mitme mehe arvu. Jõudu jaksu üle arvu. Lõskab inim armastuse tool. Peab mõni koera ja mõni metskassi, mõni peab ahvi, kes elab tal sahpris. Mina ainult karu armastan. Peab mõni koera ja mõni metskassi, mõni peab ahvi, kes elab tal sahpris. Mina ainult karu armastan. Kindel pole seegi lugu, kumb on ilma sõrnem sugu, tõde selgub alles lõpukaadrites. Oh, mu armsad daamid, täna õhtul purustame raamid, vilistame müütidele, naise stereotüüpidele, ise oma elu kokku laulame. Oh, mu armsad daamid, täna õhtul purustame unustage mured naised, täna kokku saavad naised, igaüks on ise moodi kaunitar. Mulle meeldib käed üles tõsta katsuda. Mulle meeldib veel kõrgemale hüpata. Tead, Theresa, mul on
hoogsalt Üllar Jörgbergi kutsetantsule saatel. Siis oleksime sattunud nagu Eurovisioonile, sest esistusele tuleb Eesti võidulugu Everybody ning pärast saame kuulda veel Koit Toome ja Laura Verona. Ja see pole veel kõik. Nende esituses kuuleme veel laulu Ämblik mees ning kui laval astub Mr. Happy Man, on küll aeg tantsima hakata. Aga kuule, las jääb mõni lugu veel saladuseks ka on avastamisrõõmu. Kas te olete valmis? Sest lava kütavad kuumaks nüüd Lihula 6. klass. All right. Hey, hey. Well, are you ready? You bet, but are you ready? Oh, yeah. All right. Nüüd ma kõiki kutsun, nüüd ma kõiki kutsun, nüüd ma kõiki kutsun tantsule. Nüüd ma kõiki kutsun, nüüd ma kõiki kutsun, keerutama tuldanna jalgadel, nagu mina teen, nagu sina teed.
siis mul tagasi Tallinna Lauluväljakule, kui olid moes need ägedad suvetuurid ja asjad, et väga kokkupanek ja väga hea valik. Nii et aitäh teile nostalgia eest. Aitäh 6. klass, et tõite lavale nii palju energiat. Jörpa! Kirsi, kas sul on hambad pestud? Kas sa mõtled nagu hommikul või siis seda šokolaadi, mis me ennem sõime? No, igatahes on järgmistel esinejatel see asi täiesti selline. Just, sest lavale astuvad 4. klassi õpilased ja nende esituses kuuleme Stig Räästas suukooli hambalaulu. Pesulaulu, vabandust, minu. Laul on teie 4. osa. Kas sa tead, mis tuleb teha hommikul ja õhtul peegli ees? Et naeratus sul oleks kena hingeõhus, värskus oleks sees. Sa appi võta hambahari, lase käiku käed ja vali, kas sa hakkad pihta eest või tagant, vahel pole, aeg on käes. Laula kaasa, kui vaid saad, sest nii on pesu palju rõõmsam veel. Nüüd siis algab hambapesu, ole valmis sa. Eestpoolt sihkasaka pesen üles alla vasakule veel. Hambad julgelt üle käin ja sissepoole liigun seal kus keel. Hari lendab siia sinna, tunnen kuidas käsi teeb mul tööd. Kõik hambad tuleb üle käia hommikuti ja siis enne ööd. Paremale vasakule keele alt ja kõrgelt suulae. Liigume koos põske mööda tahapoole, kõditame keel. Purihambad sama tähtsad kui need 2, mis meil kõige ees. Naeratusega sa võidad, samuti sul rõõmus püsib meel. Nüüd on aeg meil sülitada väljavaht, mis tekkinud sul suus. Kui korralikult sihtida, peaks puhtaks jääma iga särk ja pluus. Siis kraanikaus teeb puhtaks sa ja tuli kustuta. Teeb hambapesu lõbusaks see laul, kui vaid meeles püsib see. Sa kuula seda uuesti, sest õppida võid seda iga päev. Sa kuula seda uuesti, sest õppida võid seda iga päev. Aga ma küsiks, et kui tihti te päriselt selle lauluga hambaid pesete? No ikka 2 korda enne. Kui žürii siin vahepeal need hambaid pesema pole läinud, siis tahaksime teie kommentaare kuulda. Ei ole läinud, oleme kõik ilusasti rilis.
hästi armas ja nunnu oli see esitus, aga ühte asja ma ütleks, Stiin võiks natuke elavam olla. Oli näha, et oli just voodist tõusnud ja ei tahtnud neid ammekesele minna sinna. Aga aitäh teile väga imelik. Tõesti vägev etteaste. Suur aitäh! Ja nüüd suur aplaus ka kindlasti. No nii, hampad on nüüd kõik pestud ja sellega sai ka teise astme etteasted läbi. Aga ma võtaks küll midagi külma ja midagi magusat. No, küsi 8. A käest. Neil on raubised jäätist. Ei, neil ei ole jäätist. Vaid nad teevad seda Ice-Creami lugu, no tead küll see helista mulle mobiilile. Jaa, nad esitavad ka ju Señoritat Black Velveti poolt. Aga nagu nii on neil jäätist ka kusagil. Tulge ja tehke meie lava magusaks 8 A. Miks aeg nõnda aeglaselt liigub, hõbe haigu naerab vaid. Meri jahutab sind ja tuulest kuuled tal laulu. Mõned päevad, kui taas kohtan sind. Sellel mõtted on teel, tunnete teel. Señorita, vaid mõttes su huuli paitan muutuda, neid ma ei saa, olles teen su poole teen. Ei keegi keela ju peita neid tundeid, kui ootamas üks paik selle päikese all, milleks veel peaks muutma meelt. Aga ma pean küsima, kas meie võime teie mobiili helistada, et te meie häält kõikjale kuuleksite? Ikka tahame ütelda oma numbri või?
aga nad küsida žüriilt, kui magus nende arvates see esitus oli? Ikka väga magus, selline veidi magus. 2 veidi väga erinevad lugu. Esimene rahulikult, teine energilisem. Kui ei teaks, et see on playback, siis arvaks, et maudel otsa. Teil oli tõesti äge etteaste. Aitäh ja kuulamust teile! Liigume aga edasi ja siis... Oot. Siin peab nüüd mind viga olema. Miks? Kas meil läks järjekord sassi või? Ei, mitte järjekord, vaid see lugu, see on ju sama, mis meil juba korra kõlas. Aga sa tead ju, kuidas häid lugusid võib vaba mitu korda järjest kuulata. Ja kui need on hästi tehtud, siis miks ka mitte uuesti nautida? Õige mõte. Nii et kallid kuulajad, võtke vastu 9. B-klass, kes toob meieni taas Nublu ja Maria Kallastu hitloo Push It. Aga ärge laskend petta, nad teevad sellest oma versiooni. Jäänud külma kätte, oodatud on soo. Sul polnud aimugi ja mis siis? Keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilvepiir, mu päikse kiirab, ECDE vitamiin tänu looja. Meil on kama 2, kui meil vihma kalla langeb. Heli Hansen, paegaldalt vastu pidanud 10 000 talve. Ütle mulle nüüd, et testimis ei ole kange. Kodumaa kada push it out. Mulle meeldib see, can't look at push it now. Baby girl. Mu meeldib, miks sa surb naan ja pakub mulle kuuma suvepäeval veidikene varri. Ma veedan teisi päeva perekülles väga mõnus rahu majas, keegi selle karju. Ma ei tea, kus täna ööseks jääme, aga autos pole maganud, sina tead selle tarju. Mina peatin metsaveril, sina otsi marju. Moosekandi elu, sa oled nüüdseks juba harju. Sinu maha panen, siis võib alles välja valada. Mängumees Bremeris, Riia Partsa malaga. Tööd on tehtud küll, aga mis seal ikka salata, kui kõlab lõpuvile, siis võib õige vile halata. Elu parim elu, ma olen külakoer ja see maailm on mul elu. Tervitusi sulle, saada vastu koitu. Lolli siin tehtud, on tundnud meile hoitud. Aitäh! Lovely.
No minul on nüüd au teist korda sama lugu hinnata. Vau, selles suhtes, et see on klass, kes on ühtne, et kõik teevad koostööd ja väga äge meeskonnatöö. Ühesõnaga, kes oli teie koreograaf? Suur tänu teile selle särtsaka esinduse eest. Kuuleme laulu, mis sai 2008. aastal kroonikas kummitama jäävate laulusõnade top 5. Ma sellest ajast ei tea midagi, polnud siis veel sündinud. No, aga muidugi on see laul Tiiu, Nukuke. Seda laulu ikka tead? Ma No, nüüd see õpikirjades. Laul astub 8. B-klass. Süri arvab seda, et originaalesitlusele on täpselt pihta saadud. Isegi mina oma 22 aastaga ma peaksin isegi kõiki sõnu kaasa, et oli tore nostalgia lapsepõlve tagasi. Aitäh! Teil oli tõesti suurepärased. Aitäh teile!
küsima, miks sa riided vahetasid ära? No mõtlesin, et kõik teised saavad tantsida ja meie siin ainult räägime, et äkki tantsiks ikka ka. No, miks see lava tõesti kutsub jalad ei küsi enam Raivo? No, ma ütlen jaa, meil on ju klassis vinged tantsulavid, kes kindlasti meiega kaasa tulevad. Ja ma tean ka, et nad oskavad kung fuud, jooksmist ning väga hästi oskavad nad kutsuda tantsule. Ma loodan, et publik on valmis, sest nüüd tuleb lavale õhtu viimane esitus koos õhtu ainsate õhtujuhtidega. 9 saa, tulge nüüd appi ja kütame selle lava põlema. Jooksen veel, etsin näha veel, lahkumise eel jõuaks teel, kuid sa tantsi veel, kuni olen teel, veidi madon ees, istun ees, seisab, jooksen veel, etsin näha veel, lahkumise eel jõuaks teel, kuid sa tantsi veel, kuni olen teel, veidi madon ees, istun ees, seisab ees. Ma tõmban natuke hinge. Aga rääkige, kui nüüd tuleks kutse Eurovisioonile, kas läheme kõik koos? Me korpime kohtusime, täiesti uuesti ei ole mõtet teha. Midagi muud äkki siis. Plaanime. Žürii, teiepoolne kommentaar. Väga vinge. Ma ei teadnud, et te klassis nii palju tüdrukuid on. Aga eks üllatusi võikis oodata ja kõik kui ära. Energia, väga hea lood, kõik tuleb esitused.
Tulite imelised. Aga nüüd võtame hetkeks aja maha. On aeg väikeseks vaheajaks, kus teie, publik, saate anda oma hääle. Just. Käima läheb rahvalemmiku hääletus. Hääletamine käib nii. Uste juures jagavad meie tublid õõ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 
juures leiate laua, millel on iga klassi esitluse hindamiseks oma korv. Laual on ka pastakad. Täida oma hääletussedelid, kirjuta peale klass, kelle etteastes sulle kõige rohkem meeldis ja pista see otse oma lemmiku korvi. Kuna kõigil on 2 häält, siis palun hääletage 2 erineva klassi poolt. 2 häält ühele klassile panna ei tohi. Lihtne, lõbus ja aus. Ja ärge unustage, just teie hääled võivad määrata rahva lemmiku saatuse. Aga kallid esinejad, palun ärge veel oma kostüüme ära vahetage. Sest publiku lemmik saab veel üle võimaluse laval esineda. Nii et nüüd silmad särama ja sammud korvide poole. Kohtume juba 15 minuti pärast, kui tulemused on käes. Samaaegselt, kui te saite oma lemmikutele hääle anda, on teinud žürii raskeid otsuseid. Et iga etteaste saaks just selle auhinna, mis on neile õige. Kuid nüüd on aeg kutsuda lavale meie auväärt žürii, et nemad saaksid jagada tunnustust. Erinevates vanusegruppides, erinevates kategooriates. Ja hakkame kohe sealt otsast pihta. Enne kui me anname esimese koha, anname ära eriauhinnad. Tänavana gümnaasiumi tänukiri Playback 2025 hea tantsulise liikumise kategoorias läheb esimeseks kõige omanäolisema etteaste kategooria võitis Kõutsi 1.–6. klass. Ja kategooria ahaa-efektiga esinemine läheb tegeles.
ja Lääneranna gümnaasiumi Playbacki 2025 esimese kuni 3. klassi võitja on sina, 3. klass! Aplaus. Ja nüüd 4. kuni 6. klassi eriauhinnad. Kategoorias nakkav lavaline energia. 5. klass. Ja nüüd järgmiseks kõige silmapaistvamad kostüümid. 6. klass. Siin väike on Lääneranna kultuuri- ja noortekeskuse poolt Stingile. Ja nüüd 4. kuni 6. klassi võitja on 4. B-klass. Liigume edasi järgmisesse vanuserühma järgmistesse kategooriatesse. Parim kategoorias kõige värvilisem etteaste 8. alaklass. Võitja kategoorias hea originaali tabamine 8. B-klass.
kõigile kategoorias, terviklik esitus 9 saares. Nüüd on välja anda veel üks auhind. Väga oluline auhind. Publiku Lemmik, kes saab peaaegu kuldse mikrofoni, läheb auhinnaks. On teil meeles, kelle poolt hääletasite? Mis te arvate? Mis siin kirjas on numbriku sees? Leivek 2025 Publiku Lemmik on 9 saares. Siin läks koha peal. See oli liitava. Nüüd kõigile, kes siin auhinnad said, lihtsalt väike maitse, et vahet ei ole, kes selle hommikuarvel siin järel käis. See on kogu sellele kollektiiviga, kellega te koos esinesite. 2 auhinda on veel anda, õigemini auhinda veel tunnustust. Ma näitan ka, mis seda kellelgi veel ei ole. Need on praegu trükisoojad, sellised kotid, meie koolikotid. Ja need jääb me õhtu juhtida. Ma saan, et süliiröödum on pidetud. Ja täname neid, et te meile ka maksutasite ja kena õhtut teile. Aitäh! Ja nii see kõik läbi saabki. Täpselt. Olemegi jõudnud oma playbackiga lõpule. Toob lausa pisarad siin. Aga palju õnne kõigile. Te kõik olite imelised. Ja muidugi ka suur aitäh meie žüriile. Rasmus Litkorn. Meil on veel pikk nimekiri inimesi, kelleta poleks tänane õhtu saanud juhtuda. Te võite jah minna nüüd.
Kui me ütleme teie nime ja te olete hetkel saalis, palun tulge lava ette. Suur aitäh meie vingetele õeekatele Gregor, Lisel, Grete-Liis ja Elmo, kes olid vinge taustajõud. Üks suur aitäh läheb meie helitehnik Margusele, kellelt oleks me istunud vaikuses ja pimeduses. Palun tule ette. Nii, suur tänu õpetajad Liina, Liisa, Sirje, Kaire ja Pille, kellelt oleks kindlasti tänases õhtus saanud sees. Tulge kõik sinna. Suur aitäh Kristinile ja Merikesele, kellelt oleks meie üritus jäänud jäädvustamata. Palun tule ette. Ma väga hea, kui ma mängsin poleks osanud. Ja viimaseks on meil vaja teha üks suur aitäh ja suur aplaus Hiljale, kes on aidanud septembris saadik seda õhtut korraldada ja perfektseks teha. Suur aitäh klassijuhatajatele, kes andisid esinemisel toeks. Mida? Toeks olla, jah? Tulge kõik siia, teil on ka väike augi, mille tulete lahkesti ära jagama. Me loodame, kui te õpetate lahkesti, oskab ise lahkeda.
kes publiku südamed võidab. Teate, Resa, meie töö on see nüüd tehtud. Arvan, et jätab nüüd endid hüvasti ja vaatab uuesti publiku lepikesitust. Näeme järgmine kord. Olite super tubli. Aitäh teile! Tantsulein.